kuidas tunned ennast täna? Hästi. Selles mõttes, hästi selles mõttes, et just mõtlesin selle peale autos ka, mitte nüüd, aga enne hommikul sõitsin siis, et kui kutsutakse viimase palju, aga ma ei taha minna. Siis ma olen mõelnud, et huvitav, mis sellega on. Ja siis alles paar päeva tagasi jõudsin ma, tegin ühte sessiooni ühe härraga, kes tuleb mulle saatesse, üks Igor, kes tegeleb alateadvusega. Jumala põnev teema. Ja läksime selle protsessiga nii kaugele, et ma sain sealt aru, et minusse on nagu sisestatud üksjagu uskumusi ja tuummustreid, mis me kõigil on. Osa neid on mu enda poolt antud mulle siis siin elus, ise võtnud omaks. Osa on siis kuidagi teiste mõjutusel mulle antud, keegi on midagi öelnud ja minu alateadvus on sellest kinni võtnud, hakkan seda uskuma. Ja siis on osa, mis on isegi sellised, mis on antud pärandatud vanematelt. Kas siis juba selles elus väga väikses vanuses või juba loote eas. Okay, huvitav. Siuke info tuli esile. Mina esimest korda kuulen seda ja tegelikult tundus täitsa loogiline. See nagu esile tuli minu kohta see info, nagu pani mind mõtlema, et holy shit, kust ta võtab seda. Kuidas see saab täppi minna? Kas see tundus sulle kuidagi, tekkis mingi ära tundmine? Mul tuli flashbackid isegi. Okay. Mingites 2-aastastest Chrisist, mida ma olen ise ka varasem mõjunud, aga pole uskunud, et see on seotud üldse mingi olukorraga. Mida ma täna kogen. Ja siis see tuli välja, et minu sees on nii tugevalt sisse juurutatud uskumus siis vanemate poolt, ühe vanema poolt, et mul ei ole mitte midagi siia maailma anda. Ma räägin viimased 4 aastat seda lugu enda podcastis ja ise endale, et Chris, sa ei ole valmis, sa ei ole veel kohal ja sul ei ole midagi öelda. See on see, mis mulle esimesel ütles. See on sisestatud uskumus mulle. Ja samal ajal on minu sees sünnist saati jäänud see soov, et ma tahan olla pildis, ma tahan olla laval, ma tean, ma olen mõeldud olema nii-öelda laval, vahepeale, kas see on koolitajana, esinejana, on see podcasti versioon või midagi muud, mida ma veel täna ei tee. Aga minus on konflikt, et olemus tahab ja siis see uskumus surub alla. Aga kui sa juhid, see on huvitav sellepärast, et see reaalne maailm ei peegelda seda uskumust. Et päris maailm näitab, näed, sa oled pildis, annad infot edasi, inimesed kirjutavad sulle, vau, et nii lahedad episoodid. Sa oled täna mingi 350 inimesega rääkinud, midagi sellist. No umbes niimoodi, üle peaaegu 500 episoodi kokku erinevate podcastide salvestanud. Jõhker. Ja ikka sa arvad, et sul pole mitte midagi öelda. Jah, sest et vaata, seal tuleb see koht, mis me sinuga vist ka puudutasime, et ei ole vaata endal välja kujunenud seda ühte special nii-öelda spetsiifikat, mis paneks sulle selle tiitlina, et sa oled nüüd, ma ei tea, seksterapeut, sa oled coach, sa oled nüüd investor, sa oled nüüd tooin ja mul ei ole seda välja kujunenud. Jah, ma olen nagu podcaster, aga ma ei taha ennast samastada enda tegevusega. Mina ei ole podcaster pole mina, see on lihtsalt, mida ma teen. Aga mul ei ole jah seda spetsiifikat välja kujunenud ja siis see vist häirib, aga nüüd ma jõuan tagasi ringiga sinna, mis sul ka see Helena rääkis saates human designi poole pealt ja numeroloogia tuleb see kõrvale veel, mis ma olen nagu uurinud enda kohta lihtsalt neid killukesi saada juurde. Et minu töö ja minu olemus ongi see, kes kogeb hästi palju erinevaid asju, nii informatiivselt kui ka siis kogemuslikult. Mul on alati info enne siis kogemus. Ja kunagi teistpidi. Ja kui need kaks saavad kokku lõpuks, siis mul tekib mindmap ja mul tekib suutlikkus seda edasi anda. Viisil, kus saab aru ka 5-aastane ja kus saab aru ka 80-aastane. Ehk sul on seda jada vaja. Jah, mul on vaja ja mul mõistus täielikult töötab mindmapina. Mul on vaja need intellektuaalselt aru saada ja siis kogemuslikult mõista, kuidas see info päris elus rakendub ja välja kujuneb ja siin nagu reaalsuses siis aset leiab. Ja siis seda presenteerida viisil, mis on ka teistele kasulik, läbi nämmutatud versioonis. Ja siis see ongi see koht, et kuna mul on nii, siis mina olengi see kameelion. Ma aru saada, miks mu elu selline on mingid projektid, mis on lühiajalised, pikaajalised, nii palju erinevaid valdkondi, pole ühte spetsiifikat ja nii edasi. Ma olen see kameelion, kes lihtsalt õpib, toimetab, võtab infot kokku ja siis minu töö on anda seda edasi. See ei pea olla minu enda info otseselt. Sa ei ole õpetaja. Jah, aga läbi minu filtri tuleb see loogiliselt mõne jaoks. Paneb kokku pussitükid nii-öelda. Mõtlesin seda, et sa ütlesid, sa oled mingi üle 350 inimesega rääkinud üle 500 episoodi erinevate podcastide peale kokku. Et sult on läbi käinud igasugused enesearengu hundid, nagu kõik, kes on Eestis, ütleme, avalikult ennast presenteerinud kui mingisugust õpetajat või enesearengu mingit teejuhti, et enamus inimesed sinu podcastist läbi käinud. Et sa räägid täna, et sa tunned, et sul on mingisugused uskumused või sellised identiteedi osad, mis ei ole veel lahti rullunud. Samas sa oled nii palju neid meetodeid ja praktikaid ja õpetussõnu ja kõik selle teekonna nagu läbi käinud. Et kas
kuidas see sinu seda teekonda on mõjutanud, sa ilmselgelt said aru, et okei, osad on sinu jaoks bullshit, mitte kõikide jaoks, sinu jaoks tundub, et see ei tööta, see töötab, et mis see nagu, kas sul on tekkinud mingi taipamisi, ütleme ka selles osas, et mis see sinu teekonna jaoks nagu tähendab, kõikide inimeste, kõikide nende teadmiste nagu läbitöötamine? Jah, me sinuga koos kokku saime seal nädal tagasi umbes, et siis ma mainisin sama asja, see kronoloogiline intuitsiooni kuulamine. Ma tegin sellest eile, ma ei tea, millal see saade nüüd välja läheb, aga ma tegin sellest eile ka Facebooki pikema postituse, kus ma siis kirjutasin lahti, mida see minu jaoks tähendab ja kuidas nagu ma olen ennast suutnud selles mõttes natuke nagu maha rahustada. Et võib-olla ei ole nagu elu läbi 34-aastat. Kuigi siuke tunne vähemalt tekib, et ma olen hiljaks jäänud kõigega. Ma olen 42 ja ma tunnen, et see eelshow on läbi ja põhishow alles hakkab. No võt, et siis mul on veel kasvuruumi. Kindlasti. Aga ma olen jõudnud jah selleni, et need erinevad sõnumid, mis läbi tulevad külaliste ja kõik need perspektiivid ja need maailmavaated ja uskumused ja tõekspidamised ja õpetused ja mis iganes kõik tulevad. Need on killud sellest, ütleme, need on kõik ühe selle tõe killud, erinevad tahud, ühe kristalli erinevad küljed ja me ei pea neid kõiki omaks võtma, need kõik kõnetage meid, olgu see siis tänane valik inimesena või olgu siis kuskilt juba, mina usun seda kosmoloogia värki ka, et me oleme ikkagi siia tulnud eesmärgiga ja valikuga, et ma ei ole tegelikult inimene, või ma olen ikkagi multidimensionaalne olend. Ja ma arvan, et osa asju on lihtsalt meile by default nagu koodina kaasa antud. Kas ma haagin sellega või mitte, sageduslikult. Ja siis tänaseks ma näen seda ka, et mis selle kõige juures miinuspool on see, mis ma õppinud olen. Muidugi ma olen saanud palju asju teada ja see avardab mingi maailmapilti ja viinud puustetükke kokku ja see on nagu selline kronoloogiline minek. Ma saan kogu aeg mingi tükikesi teemade kaupa ja lõpuks tekib jälle mingi uus taipamine, mis viib uue kogemuseni, uue võib-olla tupikusse, aga mis on jälle vajalik, et üles tõsta ennast nii-öelda level up teha elus. Aga mis selle juures miinus on, mida ma alles hiljuti poolteist tagasi esimest korda hakkasin mõtlema, on see, et ma mingi hetk sain aru, et holy shit, ma ei tea, kes Kris enam on. Kõikide nende vestluste juures. Ma ei saanud enam aru, kust hakkab Kris Kala ja kust lõpeb Peep Vain. Ja see vahepeal kõik in between. Nagu samastusid kõikidega. Ja nii retsilt hakkas nagu killustama mind ennast ja lõhkuma minu nagu uskumusi ja väärtuseid ja tõekspidamisi ja üle sõitma ja muutma neid ja kõhklema panema ise endas, et ma tegelikult ei saa enam aru, mida ma üldse usun. Ja see oli väga vastik koht ja ma tundsin, et ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga kuidagi mingil kombel ma selle lahendasin niimoodi ära. Ma vist mäletan, ma tegin otsuse, ma teadlikult distantseerun ennast nagu podcastis selle samastumise võrrandist. Ja ma kuulan, aga ma ei võta enam vastu sellisel viisil, sest ma ei suuda enam seedida. Sest minus läheb protsess tööle alati, isegi kui sa oled seal kohal midagi räägi, siis ju tänases vestluses ka, sina kuulad mind, mina kuulan sind. Nii kui meist kumb räägib, siis teisel ju tegelikult protsess taustal töötab kas uue küsimusena või enda mõtete edastusena või siis selle informatsiooni seedimisena. Midagi toimub ka taustal ja see on lihtsalt nii kurnav olnud ja see, ma arvan, üks suurimaid karuteeneid kogu selle asja juures, et ma reaalselt kaotasin ennast nagu ajutiselt ära ja sain aru, et niimoodi jätkata nagu ei ole võimalik, et see on tegelikult päris hull koht, kuhu jõuda. Kui ma sind kuulan praegu, siis mul tekkis kohe kaks mõtet. Üks on see, et ma just tegin selle kohta postituse ka ühe video, et tegelikult on see, et me käime mingit enesearengu rada ja kogu aeg tarbime uut infot, podcastid, raamatud ja nii edasi kursused. Tegelikult on see, et see bottom line, me teame juba väga palju, aga me ei rakenda seda. Miks ei teki muutust, on see, et me lihtsalt ei rakenda seda teadmist. Tegelikult see on natuke nagu selle töö edasi lükkamine, vaata, mugav on istuda seal, õppida, tekib see illusioon või tunne, et sa teed kogu aeg midagi, aga tegelikult see ei liigu edasi. See ei puuduta muidugi sind, aga see on see, mis mul tuli kohe selle teemaga seoses. Aga teine asi on see, et vaata, mul on tunne, et sul on seda, miks sa oled unikaalne inimene Eestis, sa oled nii paljude inimestega rääkisid, infot nii palju sisse võtnud, seda läbi töötlenud, et sa oled lihtsalt jõudnud oma arengus sellisesse kohta, kus sul tekkiski nagu kriis, et kuule, ma ei ole selle infoga nagu midagi, et ma pean nüüd võtma mingisuguse suuna ja sul tekkis nagu mingi tupik, on ju. Et ma kuidagi selline tunne, et lihtsalt üks hetk sa jooksed mingiks täpiks nagu kokku ja siis pead võtma otsus, et kuhu suunas ma nüüd lähen. Et kõik on nagu tarbitud juba ära, et mis saab edasi. Et tekkis võib-olla mingi identiteedikriis. Nii et jah. Ja ei, absoluutselt. Ja ma arvan, et see käib sinu kohta, minu kohta ja kõigi kohta, kes kuulavad, vaatavad. Ja me elame tänane ajast on nagu väga ilus ja külluslik. Meil on kõike nagu nii suures külluses. Võimalusi on ja raha luua on ja isegi, kas sa oskad seda teha mitte, see ei ole küsimus praegu, aga just see, et see on võimalus on olemas, võimekus on selleks olemas täna. Vundament ja baas on loodud selleks.
infot on nii palju, põhimõtteliselt sa võid täna lihtsalt guugeldada või minna YouTube'i või mine võtta mõni chat moodul lahti, eks ole, GPT ja sa saad tegelikult vastused kätte sekunditega ja võib-olla põhjalikumalt, kui sa oleks saanud võib-olla, ma ei tea, 30 aastat tagasi või isegi 5 aastat tagasi. Aga selle miinuspool on see, et me kunstlikult on see tekitanud meile ühiskondlikult sellise surve, et absoluutselt kõigega peab kursis olema ja ma pean absoluutselt igale poole jõudma, ma pean absoluutselt kõike kaasa tegema. Ja siis, mis ma märganud olen, ma arvan, et see paljud võib samastuvad ennast selle koha peal ka, et tekib nagu selline social pressure või peer pressure, ühiskondlik surve. See on meile tekitatud, see ei ole nagu meie enda sees, vaid see on kuidagi peale valatud meile kunstlik, kus me ei ole võimelised enam selekteerima, mida mina tegelikult tahan. Millesse mina tegelikult usun või mis on minu baasväärtused või kuidas mina tahan teha mingit asja või ettevõtlusturundust või kuidas ma tahan oma suhtes käituda või oma lapsega käituda. Me võtame lihtsalt seda välist infot ja siis me hakkame seda kõike justkui intellektuaalselt nagu siis informatsiooni läbi töötama, nämmutama ja seedima. Ja nagu sa ütlesid ka, et rakendusse ei leia, sest me ei suuda seda rakendada. Ja siis me lõpuks ma arvan, jõuame sinna kohta, et me kaotame tegelikult ennast ära, sest me tegelikult ei saa aru, mida mina päriselt tahan. Ja see on raske koht, sest et sul on seda kõike nii palju, see kõik kogu aeg survestab. Täna hommikul, enne kui siia tulime, ma tegin YouTube'i lahti või Instagrami ja mul tuli uus kanal, mis näitas mulle, kuidas saab teha cloudiga mingeid asju, mida ma tegelikult olen mõelnud teha ja tegelikult tuli lahendus. Jälle üks asi, mida õppida. Nii põnev, aga kas ma nagu reaalselt ka jõuan teha seda või? Kas on vaja teha? Ja kas on vaja ka just nimelt, et kas on vaja minna mängida kaasa kõiki neid mänge nende teemade sees, mida meile täna siin ühiskondlikul nagu manatakse selles informatsiooni väljas. Kas on vajadus minna kõige selle asjaga kaasa? Sest et mina arvan, et ei ole. Ja see on see koht, kus tuleb aru saada, mida sina päriselt tahad. Kas see on sulle vajalik? Kas see on mulle oluline? Kas ma ütlesin, et päriselt ka tahan seda või mulle on kunstlik tunne tekitatud, et lamba mentaliteedid, ma nüüd jooksen, siis kõik jooksevad. Ja ma olen selle vastu nagu väga tugevalt. Sa ütlesid seda nii hästi ja see on üks asi, üks taipamine, mille mina sain mõned aastad tagasi. Aga see on selles mõttes ebamugav, et tihti selle mitte ainult taipamisega, aga selle muutusega, kui sa päriselt tahad muuta midagi, kaasneb see, et su vanad sõbrad kaovad ära. Ja. Sa kuidagi jääd välja justkui nendest sotsiaalsetest ringidest, aga tegelikult on see, et mina arvan, see on jälle minu kogemus, et see romantiline mõte, et need sõbrad, kellega sa juba lasteaias olid sõbrad, peavad su elu lõpuni jääma. Ei pea. Meil on lihtsalt, me saame mingi eluhetk kokku, teeme mingisuguseid asju ja siis igaüks läheb mingis suunas kuskil kursil edasi. Et see taipamine ja see kogemus korraks võib tunduda ebamugav, aga täna mina olen kohas, kus meil kodus, meil on telekas, aga meil nagu telekakanaleid seal ei näita. Uudisteportaale ma ei loe juba ammu. Kui ma ei tea peast sulle nimetada, kes on Eesti ministrid, sellest ei muutu mu elu mitte midagi. Kui ma poliitikas oleksin, see oleks oluline teada, aga ma ei ole poliitikas ja lähiajal ei plaani minna ka. Et lihtsalt näiteks üks näide, sõbrad kadusid põhimõtteliselt kõik ära, väga palju etteheitel, ma olen muutunud. Ja siis ma võtsin üks hetk lahti üks inimene, kes mulle imponeeris, kellest ma sulle rääkisin ka, üks avalikus elus isegi tuntud inimene. Ja meil oli elus nagu minu naisega ja tema ja tema naisega sellised kokkupuuted, kus me saime nagu kokku ja kus meil lapsed käisid samades laagrites ja nii edasi, aga me ei olnud tuttavad. Ja siis lõpuks ma lihtsalt kirjutasin talle, kuule, tundub, et meil on sarnased väärtused, sa meeldid mulle inimesena, et teeks nii katse. Saime kokku ja the rest is history, nagu öeldakse. Täna oleme head sõbrad, põhimõtteliselt ainukesed sõbrad. Me elame veel peaaegu samas piirkonnas ka, et kõik asjad on väga nagu sarnased. Et mis ma tahan öelda on see, et ei tohiks karta seda vanast lahti laskmist, sest see uus on küll hirmutav, aga see uues asjad, ma ütlen ausalt sulle, et ma ei ole kunagi olnud rohkem rahul oma eluga või õnnelikum kui täna versus selles, mis ma olin võib-olla, ma ei tea, 7 aastat tagasi. See lihtsalt see selgus on see ja muidugi see annab sulle palju kaasa ka, kui sa võtad otsuse ja teed selle ära, see annab sulle enesekindlusele ka väga palju juurde. Sind kuulates ja meenutades meie eelmist vestlusse kohvikus, siis me oleme sinuga väga sarnased. Sa ilmselt teab paremini kui mina õpin sind alles nüüd tundma, sa tunnen mind juba läbi ekraani natuke rohkem. Väga palju, jah. Aga see sama point, mis sa mainisid, et ei jälgi uudiseid ja pole telekanalid. Mul samamoodi, mul on telekas, aga mul ei ole ühtegi modemitega seda telepaketti sees. Ma ei vaata midagi või jälgi midagi, ma tahan midagi vaata, mul on YouTube või siis tõesti aruarva Netflix.
ja sa tõid selle poliitika näite, ma tahtsin sedasama öelda, et nagu suur respekt ja suur rõõm ja selles mõttes nagu selline minu jaoks nagu selline sinu ütles nagu vabastav tunne, mida mina enda podcast'iga taga ajan, et tekiks samastumine ja mina samastusin sinuga praegu, et jess, ma ei ole üksinda. Sest et sa puudutasid teemad, mida mina olen ka inimestele üritanud seletada, et nagu ma ei tea, kas ma tean, kas isegi Eesti president täna on. Ja kui ma seda välja ütlen, siis ma saan aru, ma olen ühiskondlikus mõttes debiilik, nii-öelda, võime sildi panna, idioot oled, sa ei tea midagi maailma asjadest. Aga mul tegi küsimus, et aga kuidas minu elu kvaliteet selle võrra nüüd paraneb, kui ma tean, kes on ministrid või president või mis iganes, või kes see FIFA jalka MM-i täna siin, noh, et need on nagu nii, minu jaoks nii nonsense asjad, kuhu me sisse lähme nii suurelt inimestena ühiskonnas täna. See on nagu meile, me teeme sellest nagu elu olulise osa enda jaoks, et kõik peab tiirlema selle info tarbimise ja selle info teadmise juures või ümber. Ja samal ajal mõtled, et aga küsiks endalt äkki, et aga who the fuck cares lihtsalt? Kuidas see mind täna mõjutab? On see Alar Karis või on siin see keegi teine või keda kotib lihtsalt lõpuks? Et kui ma tahan, ma Google'dan, saan teada. Ma nagu see mõttes, et kui ma olen poliitikas valdkonnas sees, loomulikult see on siis valdkonna põhisus, tööga võib-olla seotud või on väga suure huviorbiidiga seotud. Ma uurin, olen kursis, aga kui ma olen sellest kõigest eemal, siis miks see nagu inimeste jaoks imelik? Inimesed tihti ütlevad ka, et kuidas sa ei tea, kes see on? Ma küsin vastu, kas sa tead, kes on maailma kuulsam podcaster või? Ei, aga kuidas sa ei tea? See on nagu sama perspektiiv, lihtsalt me tuleme nagu erinevate nurkade alt ja me paneme enda selle uskumuse teistsamadest nagu pedestaalile. Ja kui keegi teine meiega vastandub või meie informatsiooni ei tea ega ei halda ega ei valda, siis ta on imelik. Siis ta on veider. Et noh, sõitsin siia ja siis ma mõtlesin selle peale ka veel, et samasugune näide samasse aknasse, et premium-klassi autod. Sul on üks premium-klassi auto. Mul ei ole. Ja siis ma töötasin eelmine aasta premium-klassi autosalongis. Tegin katsetuse müügitööna. Tahtsin müüki õppida, et müüa autosid. No ma olin seal väga vähe, sain aru, et see pole minu valdkond. Lihtsalt autod ei koti. Sellise viisil. Aga mida ma jõudsin taipamiseni seal nende inimestega vesteldes, sest nemad on ikkagi selles seltskonnas sees. Ja ma ei halvusta kedagi, väga toredad inimesed, aga nad on hästi autopäded. See termin on hästi autofanatid. Mina ei olnud. Ja kui ma julgesin öelda, et tead, sorry, aga et see Bentley aja mul kõvaks eriti, kui ma sõidan sellega. Ja ma tunnen, minu VRS Škoda on nagu parem. Aga see on nii... Ja saad aru, ma sain siukse hukkamõistu, ma nägin irvitamise naerualuse ja ma saan aru jälle, kui ma seda välja ütlen, et Škoda on parem kui Bentley, siis inimesed irvitavad. Aga inimesed peavad aru saama, et mul on õigus tunda ja arvata seda, mida mina arvan. Kui mulle see siiralt meeldib, siis see on okei. Kui mulle ei meeldi BMW või Mercedes või mingid kõik enamus Audid või Bentley'd ja Lambod või see on jumala fine. See on minu arvamus. Ja inimesed nii väga nagu mõistavad hukka seda teiste inimeste arvamus, kui see on erinev sellest massist. Miks sa on märganud seda? Aga see nii ongi, see on igal pool niimoodi ja tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, siis need, kes eristuvad ja jäävad ise endale kindlaks, sa võid küll neid võib-olla pinnaliselt mõistetakse hukka, aga tegelikult neid austatakse, sellepärast need jäävad ise endale kindlaks. Selle auto teemaga mul korraks tahan selle välja tuua, et me käisin perega nüüd talvel kus me olime Vietnamis ja Kambodžas. Ja tead, seal mul juhtus üks imelik asi. Mina olen kogu aeg, ma hindan väga, mulle meeldivad autod, aga ma ei ole see, et ma tahan, et kuradi V8 oleks ja võriseks ja ikka kõik kuuleks 2 kilomeetri kaugust, kui ma tulen. Mul on täna elektriauto, ma naudin, et see on vaikne, et see ei haise on ja kõik muud asjad, et mulle lihtsalt siiralt meeldib see, ma naudin seda. Ja kui ma läksin sinna, seal ei olnud mitte ühtegi BMW-d, mitte ühtegi Mersut, no võib-olla üks Mersu kuskil 3 nädala peale kuskil oli, on ju. Ja tead, ma hakkasin, seal maailmajaos on Aasia autod populaarsed ja seal on sellised mudelid, mida Eestis ei ole üldse. Ja mina kui autofanat ja kes hindab Saksa autotööstuse niimoodi, ma reaalselt läksin küsida, kas ma tohin pilti teha ühest Kiast. Sest see nägi nii fucking äge välja, ma ütlesin, vau, mis Kia, sellega võiks küll sõita. Ja igasugune nagu reaalselt muutus selline nagu selline maailmavaade, et kuskil on mingi bränd või et see tähendab, see on mingi prestiiž. Sa puhtalt vaatasid seda, mis näeb äge välja visuaalselt. Ja istusid sisse kuskile, ma ei tea, mis X autos, sa polnud kuulnudki siukest ala nagu Beatid on Eestis. Istu sisse vaatad, vau, kui äge. Ta on tõenäoliselt 3 korda odavam kui need Saksa autod siin, aga kuidagi kadus ära, et ma ei tea, ma arvan, et see on keskkonna teema, et see selline nagu kollektiivne selline vaimsus, et vaata, et kui sa nii ei arva, siis järelikult sa arvad valesti. Täpselt see, mis sa rääkisid, on ju. Aga siin on jällegi see, et kas sa isiklikul tasandil siiralt hindad mingit omadust või mitte, aga päeva lõpuks on see, et sa vahetad keskkonda
ja see arvamus võib sul muutuda lihtsalt. Ma tahan nagu lihtsalt südamele panna inimestele, kes kuulavad ja vaatavad, et nagu sa enne ütlesid, kas me jõuame jutuga nagu selle vaba tunde juurde, kui ma olen vaba ühiskondlikest mustritest ja tõekspidamistest ja hinnangutest, mitte ma täna lõpuni oleksin, aga väga palju olen ma ikkagi, ütleme, pohhuist. Ja see on üsna varakult nagu elust pihta, kuskilt nagu lihtsalt kaasa antud mulle, mind lihtsalt ei koti, et mul lihtsalt ei huvita, mis sa must arvad. Jah, mul läheb korda mõnikord, kui ütleb halvasti, loomulikult, käivitab, trigerdab loomulikult. Aga suures laastus on mul jumala suva. Ma tahan, et inimesed aru saaks sellest, et kui sa lõpetad teiste heaks elamise või teiste nimel nagu pingutamise või kuidagi nagu, et ma tahan saada seda validaarsust sellest ühiskonnast ja sellest nii-öelda paktist või sellest, ma ei tea, looma mingisugusest kultuurist ja osast perest, hõimust, kui nimeta, kuidas tahad, siis tekib tohutu vabanemine, see vaba tunne on nii mõnus tunne, sest et sa tead tegelikult, teised tegelikult tahaksid sama asja kogeda, aga nad ei julge seda teha. Aga nad ei tea. Nad ei tea ka, et seda saab teha. Sa arvad seda, et seal teisel pool seda pimedust on mingisugune kõle koht, see tundmatu. Meie see reptiili aju ju väldib seda ebaturvalist ja teadmatut igal võimalusel. Ei tea, et see on, kas sa alkoholi tarvitad? Ei, 13, ma arvan 15 aastat vist 0 tilka ja ma olen ühe korra purjus olnud elus. Okei, õigus, nüüd mul tuleb meelde ja ma olen seda kuulnud. See üks kord purjus, seda ma mäletan see podcastis. Mul mingi hetk kadus täiesti orgaaniliselt ära soov või vajadus juua. Ja tekkis selline imelik asi, et mingi hetk ma mäletan seda, et tööd oli palju, ühesõnaga elu tempo oli hästi kiire, siis oli mingi perekondlik kuskil istumine väljas. Ma võtsin selle klaasi veini tühja kõhu peale, ma tundsin, kus mul pea läks kummi, tundsin seda pingelangust, päris hea on olla. Siis läksid ajasid kälimehega mingit jaburat juttu, mingit lolli autojuttu, mis iganes on. Ja mingi hetk ma avastasin, et see purjustunne mulle ebameeldib. Ta on lihtsalt, mulle meeldib mõtiskleda, olla selge peaga, mul on nagu põnev. Ja kui mul see purjus seisund tekib, siis ma tunnen, nagu mul tõmbatakse kott pähe. Et olgem ausad, mitte keegi kunagi pole purjus peaga midagi tarka öelnud, endale tundub nii ainult. Et lihtsalt kuidagi orgaaniliselt kadus see ära. Ja täna, kui ma võib-olla abikaasaga kuskile kahekesi reisime, sünnipäeval midagi sellist, lähme kuskile ägedasse restorani, siis ma olen vahel teinud korra aastas, võib-olla 2 korda aastas, võtan pool klaasi mingit väga tummist punast veini ja söön alguses alla, et ma ei tunneks seda alkoholi mõju ja siis lihtsalt maitse pärast tunned seda mõnusat rombilist maitset. Ja that's it. Ja seda nagu ei ole vaja. Aga samas, kui sa iga päev kannatad, olgem ausad, enamus inimesed kannatavad igapäevaselt, on ju. Ja see on lihtsalt nii lihtne pääsetee. Nädalavahetus tuleb, töö läheb ära, väiksed õlled, veinid ja tuleb see pingelangus. Ja kui sa nüüd ütled inimestele, vaata, mina räägin praegu lihtsalt oma kogemusest, ma ei soovita kellelegi, et jätki joomine maha, et iga üks jõuab sinna, kuhu ta peab jõudma, kui meeldib alkohol, whatever. Et lihtsalt raske on inimesele selgeks teha seda, et ilma selleta on parem, sest seda on raske ette kujutada. Kujuta ette, et sa oled eluaeg lihasööja, nüüd hakatakse rääkima, et jäta homme see maha. Sa tahad inimesed ära võtta ühe põhilise allika, mis talle mõnutunnet tekitab. Ja sul kohe tekib hirm, sul tekib plokk ja sa hakkad võitlema vastu. Sellepärast ongi, mina olen aru saanud, et kõik otsused, mida mina elus teen, minu elustiil ja minu valikud, et ma teen need ise endale. Inimesed, kes ei jaga minu väärtuseid, ma ei heida neid hukka, aga kuidagi elus lihtsalt juhtub nii, et sa jõuad kokku inimestega, kes jagavad sinu väärtuseid ja kui sa oled piisavalt julge ja tahad oma elu paremaks teha, siis sa lihtsalt raputad inimesed maha ja lihtsalt distantseerud nendest, kes ei tõsta sind. Ma arvan, et see on üks oluline asi, et sõbrad on hästi oluline teema. Ikkagi päeva lõpuks sul pole vaja seda 700 sõpra Facebookis on ja tegin selle sünnipäeva teemalise video ka, kes soovib õnne, kuidas. Aga kuidas sinul on? Sa oled nii paljude lahedate inimestega istunud. Kas sul on tekkinud mõne inimesega selline äratundmine ja nüüd olete sõbrad ja suhtlete igapäevaselt või iganädalaselt kas või? Jaa, palju. Ma tegin paar aastat tagasi selle arvutuse huvi pärast. Ma mäletan, see oli äkki sünnipäeva raames, kutsusin inimesi kokku. Tähistan suht harva, aga viimane äkki oligi 3 aastat tagasi, kui ma tähistasin, kutsusin sõbrad kokku. Ja siis ma vaatasin seda listi, et kus nad nagu tulnud on mu ellu, inimesed. Ainult üks sõber on, või 2 sõpra, üks on siis trenniaegne esimesest klassist alates ja teine sõber on siis 10. klassis, kui tuli meie gümnaasiumisse, üks parimat sõpru. Kõik teised
kujutad ette kõik teised 10+, kellega ma nagu siis suhtlen aasta jooksul mõned korrad, eks ole, mõnega rohkem, mõnega vähem, aga ikkagi on sõbrad, on tulnud läbi podcast'i. Ja nad ei ole ilmtingimata olnud alati nagu külalised ise, vaid väga tihti on niimoodi, et nad lihtsalt kirjutab mulle. Mu enda samuti üks väga hea sõber lihtsalt kirjutas mulle ja ütles, et kuule, ma olen su podcast'i kuulanud ja tead, ma ei teagi, mis ma tahan nagu öelda, aga tiskan õhku, et äkki nagu juttu rääkida, et kihvti asja, et äkki kunagi avaneb võimalus teha midagi nagu koos, mingi koostööd. Ja siis sealt mulle anti esimene salvestus professionaalne tehnika ja sealt tekkis sõprussuhe. Saime kokku, läksime jalutama, saime aru, et meil on nagu täiesti üks-ühele väärtused ja arusaamised vaimsusest, maailmast, eks ole. Okei, toitumine ja alkohol on nagu eraldi, aga see on nagu, ma seda niimoodi nagu ei vali sõpru selle järgi. See ei pea olema nagu 100% sinu peegel. Tore on, kui ta on nagu ka a la taimetoitlane või vegan ja joo alkoholi, see oleks nagu väga suur boonus, aga see ei ole nagu määrav aspekt, miks ma sõpru valin. Ja täna reaalselt, ma arvan, enamus on tulnud mul niimoodi, et ta on podcast'i kas kuidagi sponsoriks või saatekülalistena ja on jäänud nagu vestlema, et nii nagu ka sinul üks tuntud inimene, siis mul on Peep Vain jäänud hästi lähedaseks. Niimoodi me näeme siin nüüd juba harvemini kahjuks õnneks, aga vahepeal ikkagi oluliselt tihedamini ja see on nii huvitav nagu näha, et kuidas sellised kohtumised või sellised nagu võimalused, mida podcast on loonud, võtab ära nagu selle filtri, et sa oled kuskil pjedestaalil või tema minust kõrgem. Mina ei ole kunagi inimesi vaadanud selle pilguga, et oh my god, Urmas Sõõrumaa, mingi aukartus tekib ja respekt, mis ta teinud on, selles mõttes väga andekas ja väga edukas ja väga tark inimene. Aga kui ma temaga vestlen, siis ma näen, et temal on ka ikkagi vastastikune austus ja suhtlus minuga. Mitte, et ta vaatab mulle vähemalt tundub niimoodi, ma tegelikult ma pole küsinud, mis sa must arvad, aga mulle tundub, et kui ma temaga suhtlen ja väljaspool podcast'il on ka neil, meil käivad lapsed, tema lapselaps, minu laps käivad samas koolis, paralleelklassides ja nägin Raktusel ja seal ikka teretad ja räägid juttu korra ja nagu mulle meeldib see inimlikkus, et vahet pole, kes sa staatuselt oled ühiskondlikult või oma töölt, eks ole. Mis su tiitel on? Me oleme ju kõik ikkagi võrdsed inimesed, ma ei ole kuidagi parem kui sina ja või kuulaja. Et see, et ma olen rohkem pildis või keegi teine rohkem pildis, see ei muuda nagu seda, kas ma olen parem või kehvem. Lihtsalt ma teen midagi, mis mingi põhjusel pälvib lihtsalt rohkem tähelepanu, ise ennast toppinud sinna. Ma arvan, kui sina ka kuulaja vaata ennast topiks kuskile avalikult ette, siis varem või hiljem tekib ka sul jälgijaskond ja kuulajaskond, kes tegelikult tahab sind tarbida või lugejaskond. Et aga just see pool, et see loob nii palju võimalusi, see podcast, mis ma teinud on ja ma alati inimesed ütlen ka, et kui vähegi võimalik on, siis alustage mingi sellise formaadi nagu podcasti tegemist, kus on võimalik inimestega kohtuda ja vestelda, nagu me täna siin teeme. Sest et see võib avada uksi olemasolevatele koostöödele, uutele koostöödele. See võib sütitada sinus mingeid uusi taipamisi, luua uusi tutvusi ja uusi sõprussuhteid. Et see võrgustik Eestis on nii väike, see tipp, ma nimetan seda nagu tipp on see muusik, et me nägime Sam, mina nägin, see on Eestis see nagu tipp, kuhu väga ligi ei saa, seal on managerid asjad, eks ole, kellest ma ei olnud kuulnudki mitte midagi. Ja just enne, et need on väga tuntud inimesed Eestis, näitleja, muusikuid ja edasi. Siis on see teine kiht, minu meelest ongi nüüd see enesearengu valdkonnas, kes siin on. Mina, sina kuulume sinna, Kaido Pajumaad, Peep Vainud, Tiit Trofimovi, Urmas Sõõrumaad. Nimet ainult, kõik need, see on see vahepealne kiht, kes on midagi teevad sellist, mis inimestele on silma jäänud, nad teevad seda hästi. Ja siis on nagu tavamass ja ma ei mõtle tavamass ja kuidagi halvustavad, aga see inimene, kes ei taha olla pildis, valib mitte olla. Aga see kiht seal keskel, see väike pisik kiht, see on nii väike ring, kõik tunnevad üksteist. Ja see on nii huvitav, et kui ühega saad tuttavaks, siis see viib omakorda järgmiste inimesteni. Ja lõpuks on see niimoodi, et ma läksin sinna, Peep Vainu tegi paar aastat tagasi enda uue raamatu esitlust Alexela kontsertimajas. Lähed sinna ja sul on kontsertimaja on täis, full müüdud, kohad täis, tasuta kohad, aga ikkagi full house. Ja kujuta ette, seal on koos kõik see Eesti enesearengu koorekiht. Ja sa kõnnid ringi mõtled nagu, et tšau. Sina ka siin või? Okei, väga huvitav, tšau. Sest et see ring on nii väike. Sa oled kõikidega rääkinud. Ja kõikidega mitte sellest, et mis su lemmikvärv on, aga nagu sügavale läinud. Sügavale läinud ja õppinud üksteist tundma natukenegi. Kas seal on maskidega, mitte maskidega, see lõpuks ei ole oluline, aga ikkagi sa näed inimest läbi selle vestluse ära, kes ta tegelikult on. Ja loomulikult lõpuks see otsuse, kas ta on minu inimene või mitte. Jah, sul on äge teekond. Sa alguses tegid ausad mehed või mingil perioodil tegid ausad mehed. Esimesena üldse YouTube vlog. Ja siis vahepeal, kui mina sind kõige massiliselt kuulasin, oli see ausad mehed. Just, et me rääkisime sellest kunagi ka, et sinu jaoks on, sa ei pea isegi seda rääkima, see, kuidas sa oled, kuidas sa esined, see ausus paistab väga välja. Sa ütled seda nii nagu on, sa ei vali mingeid ilusaid sõnu, kui sa tahad öelda, et mingi asi on perses, siis sa nii ütled. Siis mõtled, nii on. Täpselt nii on, et
ei hakka seda ilustama, sest see lisab nagu seda kontrasti. Jah. Mõtlesin, kes see siin vahepeal sööb. Ja siis ma hakkasin mõtlema seda, et noh, sa rääkisid enesearengu sellest maastikust Eestis, et sina ja mina, me mõlemad teame tõenäoliselt inimesi, kes on enesearengu maailmas pildis, mõni on võib-olla isegi mingid raamatuid kirjutanud ja nad õpetavad inimesi, kuidas elada ja nad näitavad, et nad justkui lendlevad ringi kogu aeg, on ju, et kõik on nii super-puper, aga tegelikkuses sisemaailmas ei ole kõik nii hästi. Ei ole. Miks sa arvad, miks see nii on? Tead, ma arvan, et see on täpselt seesama, mis ütlesin sulle enne seal autoris ka, puudutades seda ühte muusikut, on ju. Ja siin veel inimesi, kes on tuntumad. Et ma ikkagi arvan, et meil on, ma arvan, et seal on mitu kihti, aga üks neist kihtidest on see häbi. Häbi olla hukka mõistetud, võib-olla või hirm olla hukka mõistetud, hirm, et mind ei võeta vastu sellisena, nagu ma tegelikult oma olemuselt olen, on ju. Et ma olen teissugune, mitte erilisem, aga teissugune. Ja ma arvan, et teine pool on ka see maine ja brändi küsimus, et ma kardan ikkagi, see taandub jälle ikkagi selle hukkamõistule ja väljaviskamisele sellest paktist ja hõimust, on ju. See alateadlik, ma arvan, see hirmufaktor, mis me sisse on kodeeritud kuskil digivanades aegades, kus me pidime küttima väidetavalt, on ju. Siis täna seda enam ei ole, aga meil on see sisse jäänud, mulle tundub endale samamoodi. Me kardame seda hukkamõistu ja seda, et aga äkki see, mida ma praegu ütlen, see hävitab nii tugevalt seda, mida ma olen varasemalt ehitanud. Ja ma ei saa olla enam autentne või ma ei saa üldse autentne olla, sest et see muudab inimeste perspektiivi minus, kes ma olen. Ja mina olen sellega rahu teinud selles mõttes, et me kõik oleme näinud seda, ma arvan, varem või hiljem või varem või hiljem elus näeme seda, ma loodan, või oleme juba kogenud. Mina küll olen väga varakult juba näinud, et pole vahet, mida ma ütlen või kuidas ma olen või mida ma arvan või mida ma usun. Alati on mingi kopa hääl, nagu mingi linnu hääl. Et alati on neid, kes on sellega nõus ja alati on neid, kes ütlevad, et vale, lolli juttu ajab. Ja siis taandubki selle kohta, kus ma ütlesin enne ka, et mul on jumala pohhoi lõpuks, mida inimene minust arvab, sest et sa ei jõua elu sees kõiki sihtrühmasid ega arvamuse sekte ära teenida enda arvamusega. See ei ole võimalik. Sa ei peagi ju. Sa ei peagi. Tee see valik, et ole sina ise, julge olla see, kes sa oled ja nagu sa ise ütlesid ka, varem või hiljem tulevad su ellu inimesed, kes vastavad sinule samade väärtustele. Ja see ei pea tulema nagu võrdväärselt, et issand jumal, ma ei tea, lükkasin 10 sõpra minema, kes olid nii jutumärkides sõbrad, et kus need 10 asemel tulevad? Ei pea tulema 10, need võib-olla ei olnudki head sõbrad, need olid nagu tuttavad, muuseas sai tere öeldud. Võib-olla pool aastat vaikus. Võib-olla pool aastat vaikus on ju. Et aga nüüd tuleb keegi, kes on võib-olla 1-2 väga kvaliteetsed, kes tõstavad seda sinu standardit ja seda, mida tegelikult täidavad siin nagu oluliselt rohkem. Et ma arvan, me lihtsalt täiega nagu muretseme üle selle pärast, mida keegi meist arvab. Jah, ma arvan, et ma olen seda õnnelikkuse heaolu teemat nämmutanud päris kaua, olen ka mingisugune, ma ei tea, mitukümmend videot juba sinna YouTube'i teinud. Aga see kvintessents, nagu öeldakse, mis on ikkagi see või mis on nagu kõige lihtsam, on see, et nagu sa ise ütlesid, sa pead aru saama, kes sa ise oled, siis jääma selleks. See on, nagu ma Helenale ütlesin ka, it's a feature, not a bug. See on sinu tugevus. Me ei taha kõige hullem on olla nagu kõik teised ja me ei olegi nagu kõik teised. Me millegipärast tahame olla nagu kõik teised. Tegelikult me ei ole nagu kõik teised. Me oleme täiesti unikaalsed ja see on tugevus. Ja siis teine asi, et see keskkond, sa lihtsalt pead oma keskkonda muutma, lahkuma inimestest, kes ei tõsta sind üles. Lihtne katse on see, et me saime sinu kokku, teeme selle klipi ära, lähme pärast oma teed ja siis pärast, kas sa tunned, et sa oled nagu tühjaks tõmmatud või sa oled laetud. Väga lihtne, et üks teema tegelikult, mis ma tahtsin sinuga rääkida ka, et sujuvalt võib üle minna, et sa mainisid, kui me seal kohvikus kohtusime nädal, et sa lähtud väga palju oma intuitsioonist. Mida see tähendab? Või kuidas sul seal kas on äritehingutes, kas on igapäeva otsustes, kuidas see nagu välja paistab sinu elus? Ja ma ütleks, et ma lähtun sellest absoluutselt kõikides elu aspektides ja valdkondades. Ja ma saan nagu tuua mõned näited. Näiteks ma tellisin ühe raamatu endale kunagi aastat tagasi ja ühe ingliskeelse raamatu ühelt Ameerika kirjanikult ja mind see nii väga kõnetas see raamat ja tema persoon kuidagi nagu ütles mulle, et see on minu inimene. Ja ma kirjutasin talle, ma tahaks temaga tuttavaks saada. Ja me oleme tänaseni sõbrad, et ta mul podcastis käinud ka, üks vähestest ingliskeelsetest podcastidest. Ja mul oli tunne tundis ära selle või nagu elukaaslasega, et ma nägin ta kõndis sisse ühelt 13 aastat tagasi juba ühelt seminari uksest. Mina nagu istusin, ootasin juba esimeste seas. Kõndis sinna sisse ja
minu pilt pöördus täpselt sel hetkel, kui ta sisse astus tema peale. Ja minul tuli sees selline teadmine nagu inner knowing. See on minu tulevaste laste ema ja sellest saab minu naine. Ma ei teadnud, kes ta on. Hiljem sain teada, et ma tegelikult 11 tunneme, aga ma ei mäletanud ära poole aasta eest. Ja tänaseks me oleme koos ja meil on üks tütar. Et mul on hästi tugevad tunded ja intuitsioon hästi tugev inimeste osas. Aga kas muudes valdkonnas ka, siis jah, kõik ärid ja mingi projektid ja ettevõtmised. Minus peab olema selge äratundmine, et jah. It's a hell yes or no. Ja, et ei ole nagu in between ja kui kui on in between, siis ma kas ütlen ei või ma siis annan võimaluse ja ma saan ikkagi aru sellest, et tegelikult see oli ei. Ja ma tegelikult saan õppida, et persse, Kris, sa ju tead, et ennast peab usaldada. Ja vahel loomulikult ma ka eksin, teen valikuid valesti ja intuitsioon eksib ka mõnikord loomulikult, sest siin on ju neid kihte, mis seda intuitsioonifiltrit või nii-öelda seda teravikku nagu mõjutavad, aga suures lahtus jah, kõik käib läbi kõhutunde või selle tunde, mis mu sisse tekib. Minul tekib nagu teadmine, et jaa, okei, see kõlab hästi, teeme ära, usaldame protsessi. Ja see on absoluutselt kõikides valdkondades. Lahe. Ma ise olen juba mõni aasta ka lähtunud sellest, et just see tunne oleks õige. Näiteks kas või ettevõtmine, kus ma praegu olen aktiivne, et ma pean palkama kuskilt teisest riigist mingid inimesi, kes on, ütleme, väljaõppelt oluliselt kõrgemal kohal ettevõtmises kui mina ja vanemad minust. Aga kuidagi ma pean selle otsuse tegema, et CV on üks asi ja kusjuures ma läksin ka alt. Meil oli üks tegevjuht, kelle ma Ameerikast leidsin, Ameerika ettevõttesse ja mingi hetk meie teed läksid lahku ja ta ei olnudki see õige inimene. Ja sest ma baseerusin ainult CV-le, mis seal kirjas oli, see on see, nagu meie tänane tegevjuht ütleb, et 80% ettevõtetest palkavad valesti, siis nad lähtuvad ainult CV-st. Ühesõnaga, täna on meid juba 4 inimest seal ja kõik need inimesed on olnud vaja sinna palgata ja täpselt ongi, kui sul on 5 väga head inimest ja siis sa teed nendega intervjuud, sa räägid nendega ja see, kes meil on tegevjuht täna, me teeme tavaliselt 3-4 kõnet iga inimesega ja ma tegin temaga esimese kõne ja ma sain aru või nagu oma peas ütlesin, et mul ei ole vaja teistega enam rääkidagi, mitte see, et mis ta saavutanud on, aga see on nagu inglise keeles intangibles, et need asjad, mida sa kuidagi ei saa paberi peale panna või mõõta, et sa nagu tunnetad neid ja sa said aru, see on see mees. Ja siis me rääkisime teistega ka ja siis loomulikult läksime tagasi tema juurde, tegime talle pakkumisi ja ta on täna meil tegevjuht juhib kogu seda asja, et see on jällegi see, et see tunne, et sa pead nagu julgema usaldada seda, et kas see tunne on õige või mitte. Ma tean, et täna üks suurimaid seda lõhestumisi on siis nende teaduse usku inimeste vahel ja siis need, kes ei ole teaduse usku justkui on avatumad millegi enamale. Ja just täpsemalt. Et nemad ütlevad, mis asja umbes. Tegelikult on see, et kui natuke uurisin seda, näiteks Jeff Bezos ütles, et tema ei tee mitte ühtegi suurt otsust faktide põhjal, ainult intuitsioon. Et kas on õige või ei ole? Sest on enesekindel, julge inimene, tal ei ole, ta rahaliselt kaotab ka palju, aga summa summarum teeb alati plussi. No lihtsalt see mõte, et peab usaldama seda tunnet. Aga ma arvan, selle Jeff Bezos näite puhul ja sinu enda näite puhul ka, siis me lõpuks ilmselt jõuame sinna, et küsimus, et kuidas siis intuitsiooni nagu tugevdada või seda tundmust nagu suurendada, võimendada, siis minu meelest see ongi kogemus. Sa usaldad, sa teed, sa avastad, et näed, ma sain ennast usaldada. Sellega tekib sul mikrousaldus iseenda vastu, selle tunde vastu ja siis see niimoodi build upib nagu mõne mõttes akumuleerumusefektina, kui lõpuks sa saad aru sellest, et ma olen 30 korda suutnud ennast usaldada, sellest 27 on läinud nagu positiivse tulemuse suunas. Võib-olla mitte alati nii, nagu ma ise tahan, eks ole, elu võib üllatada ka erinevatest kohtadest täiesti. Sa ei tea, kas see on veel see koht, kus õige koht on välja tulnud või see hea lõppresultaat, et sa alles võib-olla liigud sinna. Aga lõpuks sa niimoodi seda aru, ma arvan, kogemuse pealt ikkagi tekib see reservaar, et ma saan enda intuitsiooni ise ennast usaldada nendes valikutes ja küsimustes. Jah, seal on muidugi sellele eelneb ka see, et sa pead välja lülitama igasugused segajad, paneme kinni sotsiaalmeedia, mitte nii palju telekat vaatama, võib-olla liikuma väljas, mitte kellegagi rääkima, lihtsalt vaikuses olema ja kuulama iseenda mõtteid ja siis jõuad jälle samasse koht tagasi, et õpid natuke iseennast tundma, sest kui sul müra käib või mingi distraction, siis sa ei saagi tunnetada see intuitsiooni, sest et liiga palju segavaid faktoreid on seal. No me jõuame tagasi sinna, kus me olime tükk maad tagasi enne, see sama koht, et infomüra ja info
infot on nii palju täna, on ju, et see tuleb välja lülitada vähemalt mõneks ajaks, et saada kätte see kontakt endaga, sest väga, ma saan aru, et ega suur osa inimesi ütleb ka, et ega mina ei tunne enda intuitsiooni. Sa ei tunne sellepärast, et sa ei ole seda, sa ei ole kombanud seda piiri, seda tunnet, see on sinu jaoks täiesti tundmatu asi ja sa lähtunud tõesti võib-olla ainult välisest informatsioonist, aga mina ka ei tea, siis ma näen seda, et paljud ütlevad, et issa, ma küll ei tea, mis intuitsioon on, mina ennast usaldada ei saa. Pole lihtsalt proovinud paljud inimesed. Pole võimalus ka olnud võib-olla jah, sellise viisil. Sul on see üks teema, mis võib-olla natuke intuitsiooniga, mis ei läheks intuitsiooni kokku. Aga kui ma vaatan tagasi kõik need episoode, mida ma olen kuulanud, et väga-väga palju sinul on see raha teema välja tulnud. Ma arvan, et ei ole ühtegi inimest Eestis, kellel ei oleks raha teema südamelähedane. Kas see on siis väga rikas inimene, kes peab mõtlema, kuhu neid kogu aeg edasi investeerida, et jumala ees see kõik akumuleeruks ja kasvaks, on ju. Või siis inimene, kes mõtleb, et tuleks see homne päev, kus tuleks palgapäev ja ma saaks jälle endale süüa osta. Et sinul on see väga palju. Kuidas see raha teema sind on puudutanud? Tahan, et see just enda sõnadega räägiks. Ma olen küll kuulnud, sa oled sellest rääkinud, aga tahaks seda laivis nagu aru saada paremini. See on hästi pikk protsess olnud, on ju. Kui ma tagasi vaatan sellele, siis ma arvan, et see on üks olulisemaid õppetundi siin elus ja täna ma saan nagu aru sellest, et see vist ei olegi nii väga seotud nagu raha kui rahasummana kontol või pihus taskus enne. Raha tekitab turvatunde minul väga tugevalt. Kõigil tekitab see, aga minul tekitab eriti turvatunde ja turvatunne loob usaldust elu vastu. Ja kui seda turvatunnet ei ole, seda baasturvatunnet, et ma saan hakkama, siis see lööb emotsionaalselt ja mentaalselt ja kehakeemias ikkagi väga tugevalt kõikuma. Ja mõjutab minu otsuseid, mida ma igapäevaselt teen ja toob stressi, ärevuse ja hukkamõistu ja üks suhulise mulle, kujutate hukkamõistu ja kõik siuksed asjad toob nagu korraga ligi, et ta on päris tugev trigger nagu teema, aga teistpidi vaadatuna ta on läinud ajas nagu paremaks ja seal on nagu väga palju hirme taustal, mis on rahaga seotud, eks ole, läbi käinud ja läbi töötanud. Ja samas ma elus ikkagi väga palju asju saanud nagu võimaldada ja kogeda endal ka. Küll mitte sellise viisi, kui ma oleks tahtnud, mul on väga palju asju on tegemata ja tänagi jääb tegemata, sest et ei ole nagu see seis selline, nagu tegelikult ideaalis võiks olla. Aga ma näen, et see on hästi suur selline lai teema, mis lõpuks ikkagi puudutab seda turvatunnet ja eneseväärtustamist ja enda vastuvõtmist sellise, nagu ma olen. Ja see ei ole ainult seotud sellega, tõesti nagu ütlesin alguses, et palju mul kontol pappi on, sest et seal võib isegi miljon olla. Tunne jääb alles. Et tunne jääb seal alles, ma olen seda ju kogenud ka, kui summad on natukenegi suuremad, siis ega ajutiselt korraks on tore, aga üsna kiiresti tekib kohe sama ärev tunne sisse, sest et seal on mingisugune tuum, emotsioon ja uskumus on lahendamata. Kas on see ka, mis sul lapsepõlvest tuli? Sa rääkisid alguses, vaata, et sa tegid mingisugust coaching'ut kellega. Kas see on üks teema, seal tuli välja tõesti asju, mida ma ise olin arvanud ja tulid välja ka mälestuspildid, mis siis, ma ütlen, ma ei tea, kas on tõsi, aga ma võtan teda kui lihtsalt lisainfona, mida nagu külge haakida ja võrrelda olemasolevaga, aga seal tuli tõesti välja asju, mis on siis juba väidetavalt looteeas ema poolt siis sisestatud. Päris jõhker. Ja see looteeas tähendabki siis tema, selle mehe info alusel siis alateadvuse mõtles seda, et ema on siis midagi tundnud, kogenud, mingit emotsiooni näiteks enne, aga me ei tea seda täna, seda ei saa kontrollida ka, sest me tegelesime minuga, mitte mu emaga. Et me ei saa kontrollida, kas see oli päriselt nagu siis aset leidnud sündmused, mis põhjustasid neid emotsioone ja kehakeemiat. Või see on ema pseudo ettekujutus, et me kõik oleme kogenud, kus me hakkame üle ketrama ennast vaata mingi asjaga, me teeme sääsest elevandi. Et see võis olla ka pseudo, aga võis olla ka päris. Aga lõpuks pole vahet. Keha kogeb ühtemoodi. See on see suur koht, et kas meil päriselt on jalaluu puruks ja mul on valus või ma suudan ennast lihtsalt ise mõelda oma peas, oma elus, oma valikute küsimustega nii ärevaks ja nii nagu meeleheitlikuks, ja mul hakkab päriselt ka füüsilisel kehal paha. Lõpuks ajul ei ole vahet, kas on päriselt või see ei ole päriselt. Ja seda ma saan üha rohkem ja rohkem praegu aru, et mul on päris sügav töö endaga ees ootamas veel ja seda ma siin juba teen ka, õppinud, kuidas seda teha. Ja ma ei ole varem nagu seda poolt sellisel viisil vaadanud, et oma emotsioonidega tegeleda mingitega, mis on alla surutud. Ja tundub, et see ei olegi raha probleem, otseselt. Et see on lihtsalt, seal on taustal midagi muud, mida ma püüan siis hetkel läbi nagu nämmutada. Huvitav on ju. Pärast kõike seda pikka teed ei ole nii, et teed ühe kiire kursuse, mida su sotsiaalmeedias müüakse, nüüd suur allahindlus, võtta kohe 100 testimonialit, elu muutus, tortilla flip.
ei ole nii, Ei. on teekond, aga ma arvan, et see on põhjusega ka nii. Jaa, ma arvan, et see on põhjusega. Et jah, see raha teema, mul oli kusjuures lapsepõlves sama teema, et mul isal oli selline nagu tal oli raha, tal kuidagi õnnestusid asjad ja raha oli meil palju, kui ma väike olin, aga oli ikkagi puuduse teadvus, et sa ei julgenud endale lubada ja siis me oleme mõlemad lapsevanemad täna on ju, et sa saad aru, kui oluline on see, need sõnad, mida sa oma lastele edasi annad. Väga olulised. Et piisab sellest, et sa üks kord ütled ühe lause ja see juurdub ja siis see jääb saatma inimest kuni lõpuks ta keskeas, nagu paljud inimesed üle kogu maailma ei tunne ennast hästi ja kannatavad ja siis, kui hakkavad sinna sisse minema, siis lõpuks tuleb veel, mulle öeldi midagi, sellest sai minu uskumus ja see piirab minu elu. Ma tundsin, et see raha teema piiras ka minu elu ja ma ei julgenud endale lubada ja ma mäletan, et ma kunagi vahetasin autot ja siis mul oli üks hea sõber, mul oli üks tuttav, kes oli ülimalt kaua tegelenud autode müügiga, et konsulteerisin temaga, mis autot võtta. Ma ütlesin, et ma võtan endale A6. Ta ütles, et võta A7 parem. Et see hoiab hinde värki kõike paremini, et see on selline parem investeering. Ja ma ütlesin talle, et kuule, ma ei tea, kas see on nagu sobilik sõita sellise autoga, mees hakkas kõva häälega naerma. Siis ma sain ise ka aru, et ma ostsin A7 lõpuks enne, aga ma tundsin, et ma nagu ei, et see on ikka niisugune liiga uhke auto ja äkki... Mis teised arvavad, inimesed vaatavad? Ja, et vaatavad, et sa oled mingi see ja teine on ju. Et lihtsalt nagu jääb sisse, aga kui sa saad sellest aru, sul on vaja kedagi, kes naeraks, sul näkvad, mida sa ajad, kuule? See on hea auto, ilus auto, maksab sama palju. Võta, kui sul see auto meeldib, võta see auto. Siiamaani liikluses sõidab, vaatan, kurat, see oli äge auto. Päriselt see oli äge auto. Jah, need uskumused saadavad meid väga pikalt ja kui sa nii-öelda sinna kapoti alla, iseenda kapoti alla kunagi ei vaata, siis sa paned lihtsalt autopiloodil kuni lõpuni välja, elad selles samas, ketrad selles samas hullumeelsuses. Ma olen nagu selle teemaga, toon paralleeli siia, ma olen saates ka seda teemat käsitlenud, et meil on naisega olnud intiimsuse nagu asju. Temal on siis seksuaalne soov nagu väiksem kui mul ja minul on ka see mehena ikkagi võrdlemisi padal. Tundub võrdes keskmise eestlasega või mehepojaga, aga mul on oluliselt suurem ja ma olen rohkem avatum ja tema on rohkem kinnine. Ja seda teemat ka läbi käies me oleme ikkagi jõudnud ka see, nii nagu see raha teemaga olema, aga see intiimsusega saanud kogu paremaks, eks ole, läbi enda töö. Mitte, et suhtes on probleem, vaid individuaalsel tasandil on vaja asjad ära lahendada. Ja me tihti siin ühiskonnas, mida me täna teeme, nii nagu on see hukkamõist ja see häbi, mida nad teise minust arvavad, siis vastupidiselt nii-öelda nagu natukene sellise, ütleme, mis see õige sõna on, vastanduv pool või paradoks on selles, et me tahame alati enda probleemidest teisi süüdistada. Näitame näpuga valitsusele, näitame näpuga, ma ei tea, partnerile, näitame näpuga kuradi koolile, süsteemile, tööle, juhatuse liikmetele, ülemusele ja nii edasi. Mitte kunagi endale me ei näita näpuga. Ja mulle peluks oleks meelde, ma arvan, see Robin Sharma ütlus. Ma arvan, et äkki oled kuulnud ka seda, et ma täpselt ei mäleta, kus tsitaat oli, aga et see näpuga teise poole näitamine, 3 näitab enda poole. See peluks oleks mulle meelde, sest et tegelikult on, see näita näpuga sinu poole, aga 3 tükki näitavad minu enda poole. Okei, see on metafoor, aga sellegi poolest see on illustreeriv näide sellest, kuidas me alati süüdistame teisi, aga tegelikult me ei peaks vaatama, mis meie endas sees tegelikult toimub. Ja mina olen täna enda naisega jõudnud siia kohta, kus me näemegi, et nii see raha teema kui ka see suhte intiimsus, see ei ole partneris, see ei ole väljaspool projektides ja ma nüüd teen paremat äri või targemate inimestega koos äri. Asjad ei saa liikuda ja muidugi need võimalused, mis mul suudaks paremat äri tuua ellu, paremate edukamate inimestega, ei saagi mulle siin täna reaalsuses tulla, kui ma ei tegele endaga. Kui minu sees on piiravad uskumused, et ma ei ole väärt, siis see asi ei koputa uksele mulle, Kris, tule võtta sellest osa, sest nüüd sa saad vääriliseks. Ei ole. Ma pean ise enne tundma, et ma olen midagi väärt. Siis saab see elu minu elus, mis iganes viisil siis nagu vallanduda või nii-öelda ilmneda. Et kogu see manifestatsiooni probleem või asja, mis inimesed räägivad, et manifesteerime ja materialiseerime siin rikkust ja küllust ja mediteerime ja teeme kumbajaad ja tõmbame ligi endale. Minu jaoks on see täis parasiitlus. Kuidas sa saad tõmmata midagi ligi, kui sa ise midagi välja anda ei taha. Ehk tööd sisse panna ei taha, aga tahad muidugi saada. Elu ei toimi minu jaoks selliselt. Minu jaoks toimib elu nagu jooneline vihik. Ma ei tea, kas sa oled seda podcastis analoogi kuulnud, aga jooneline vihik. Kujuta ette, et sul on jooneline tavaline vihik.
saad siin allpool kuskil oma negatiivsuse, oma pessimismi, oma mingite mustrite piiravatega, oma kibestumistega ja võib-olla oled sa nagu okeis kohas, aga ikkagi oled siin pigem allpool, sest sul on ikkagi unistusi, kuhu sa tahad pürgida, sa ei ole veel nagu nii-öelda jutumärkides kohal. Asja, mida sa tahad saada, asuvad alati kõrgema sagedusel või kõrgemas, paremas heas tundes või paremas olemises iseendaga. Me ei räägi, ma nüüd liigun ise kuskile teise reaalsusesse, vaid ma ise jõuan endaga paremasse kohta, kus mul on mõnusam olla, mul ei ole stressi, mul ei ole ärevust enam taustal, mul pole mingi pingeid, ma olen suutnud ära tegeleda endaga. Ja nüüd, kui ma endaga tegelen, siis see on ainukene viis, kuidas ma saan ennast jõuda või viia sellesse tasandisse, kus need asjad, mis ma tahan saada, need uhked autod, need suurem rahahunnik, need paremad majad, ma ei tea, parem suhe, ilusam keha, need kõik asjad saavad siis vallanduda, kui ma ise endaga tegelen. Ma ei saa füüsiliselt tahta, et ma oleksin 90 kilo ja kulturisti kehaga, kui ma ei pane täna tööd sisse. See lihtsalt ei juhtu, aga see saab juhtuda siis, kui ma hakkan vaikselt endaga tegelema, ehk ma hakkan tegema trenni, tervislikumalt toituma, harjumus ja nii edasi. Ja lõpuks ma jõuan reaalsus välja, kus ma vaatan, et holy shit, aga ma olengi vormis. Ma ise tegelesin endaga, mitte et see automaatselt kuidagi juhtub. Mulle tundub, et meil on inimestel hästi kohati nagu jäänud ja mul endal ka on mulje jäänud, et ma maagiliselt saan tõmmata endale siia nüüd lotovõidu või mingi uhke kihvti partneri või uhke maja auto või kui ma ise olen täiesti depressioonis ja tegelikult olen ise kibestunud negatiivne inimene. See ei käi niimoodi lihtsalt. See ei käi. Nagu need manifesteerimise need spetsialistid ütlevad täna, et sa ei saa seda, mida sa tahad, sa saad seda, kes sa oled. Jah, mis sa oled? See on see, ma nimetame sageduseks või kes tahad nimetada olemiseks või mina ütlen sagedus. See, mis sagedus sa endas kannad. Mõõdaga seda, kuidas tahad, aga see emotsioonide põhised või mingite energiate põhised, mul ei ole vahet. Aga see, kes sa olemuselt oled, kui sa oled kogu aeg ärev, depressiivne ja kurb ja paha ja süüdistab kõiki teisi, siis ei saa mitte midagi su elus hästi olla sellisel viisil. Versus inimene, kes päriselt siiralt nagu on happy, ta ei pea olema nagu eufooriliselt õnnelik. Sa ei pea hundiratastega. Jah, sa ei pea seda tegema, aga sa oled enamasti õnnelik, sa oled tegelikult tore, vaatad ringi, sa näed võimalusi, sa saad aru sellest, et sina ise lood oma reaalsuse mõttes, sa vastutad oma tegude eest ja ka tagajärgede valikute eest. Ja see inimene tegeleb endaga ja tahab kogu saada paremaks. Jah, me lähme tagasi sinna. Ma Peebuga kohtusin ükskord, siis ma ütlesin, kiitsin teda ka, tema see muutus, see, mis ta teeb rännakuid. Väga äged asjad. Fuck, kui hea nimi. No see ongi kogu kõige parema elu uue nagu see alus, muutus. Et kui sa teed ühte samamoodi kogu aeg, kui sa kõnnid siit seda ringi ühte moodi kogu aeg, no tõenäoliselt sa autosid ei kohta mitte kunagi, sest metsas ei sõida autosid. Aga kui sa mõtled, kurat, ma tahaks nii räiget autosid näha, mine siis sõidutee peale, tee midagi teistmoodi, kui sa oled teinud. Et tänapäeva maailm kahjuks on see, jah, ta on nii suurepäraselt kujundanud selle elu selliseks, et kõik on nupuvajutusega väga lihtne teha ja hoida sind selle sees. Et dopamiinisüsteem annab meile neid cookie points selle eest, et me teeksime seda, mida meil ette söötakse. Aga jah, astud sellest välja korraks ja siis saad aru, mis siin toimub. Kui sa rääkisid mulle, kui me kohtusime seal kohvikus, mul tuli kohe meelde paralleel. Mäletad seda Eesti filmi see Tulnukas, kus Ott Sepp ja Märt Avandi oma selle debüüdi tegid on ja et see on nii lahe, see on täpselt see, mul tulid kohe sina meelde, et tüübid, kes kõik elasid mingisugust elu on ja olid seal mingid mitte, et sa oled rullnokk, midagi lihtsalt see nagu paralleel, et tüübid seal jõid ja laaberdasid ja kuradi kõva värk ja siis ajasid mingit lolli juttu ja siis üks vend sai labidaga vastu pead, hommikul ärkab üles, ütleb, kuule, mida te kõik teete? Miks te seda muusikat kuulete? Miks te kummi vilistate autol on ja miks te seda õlut joote, seda purksi sööte, miks te räägite niimoodi, mis te viga on? Et täpselt see, et sa ütlesid mulle ka, et kurat, ma tunnen ennast nagu mingi tulnukas, vaata. Et see oli nii huvitav, et kas sa tunned ennast nagu tulnukas? Ma ütlesin sulle ka, et mul on olnud lapsest saati nagu selliseid esoteerilisi ja anomaalilisi või mis on see? Paranormaalseid kogemusi just, et alates 4. eluaastast kuni siis ka teismeealini välja ma olen kogenud asju, mida ma ilmselt ei oleks pidanud nagu kogema ja ma ei ole küll surma saanud ega midagi taolist, aga ma olen kokku puutunud, ma ei tea, vaimude või unes näinud mingeid reaalselt ufosid või mingeid teistsuguseid humanoidseid, mitte inimesi, kellega oled suhenud ja läinud kuskile teinud midagi. Nagu see on hästi huvitavad asjad ja mind on see info kogu aeg kandnud, aga ma tunnen ennast võõrkehana siin ja sa tõid nagu huvitav pointi välja see
tulnuka filmi näol, kes seda mäletab või kes näinud ei ole, võib uuem generatsioon ei ole näinud, aga vanemad kindlasti teavad seda. See on puhas kuld nagu selle koha pealt, et nii pesuehe näide, mis juhtub, kui sa hakkad nagu laiemalt nägema ja mitte, et me oleme sinuga nüüd siin koos nagu mingi valgustunud, aga selge see, et me oleme silma tahte teinud väga mitmel rindel, mida enamus täna väga suur osa või kahjuks ei ole teinud, see läinud paremaks, aga veel, et see veel ei ole tehtud nagu massiliselt. Aga ma näen sama asja, miks ma neid asju postitan, miks ma neid saateid mõnikord teen, mingid soolosaateid või neid postitusi Facebooki. Ma soovin, et läbi minu sõnade ja minu olemuse, kes ma olen, ma suudaksin, et see on see koht, ma tahaks jõuda. Ma tahaks jõuda sinna kohta, et minu üks väljaütlemine, vahepeal kas see minut, on see lause, on see segment, on see lõik, on see tund. Ma tahan, et see paneks nii mõne inimesega labidaga pähe. Piltlikult öeldes on. Lihtsalt lätaki, sa saad aru, et what the fuck, okei. Nüüd ma saan aru, et see on see koht, kui ma toon tagasi selle jutu juurde, et miks ma olen see kameelion, ma kogun neid informatsioone, panen kokku ja ma suudan neid erinevaid võimalusi, erinevaid maailmavaateid inimestele presenteerida viisil, võib panna ka selle rullnokka lõpuks avanema. Aga see ei pruugi juhtuda, aga see on minu lootus, et see juhtub varem või hiljem. Et see on nagu minu jaoks nagu kõige suurem koht, miks ma asju üldse teen ja ma arvan, et see on ainukene koht, kus ma tunnen seda, et ma pean tegema seda, sest ma olen ise nagu see kufo. Ma tunnen, et ma ei sobitu üldse siia. Kogu see jutt, mis me alguses rääkisime ka ministritest ja presidendist ja kes võidab FIFA MM-i ja who the fuck cares, et nagu räägime sellest, mis päriselt oluline on, mis päriselt sind aitab siin elus, mitte FIFA turniiri finaali vaatamine. See on tore, ma ei ütle, et ära vaata, ma olen ka vaadanud ja muidugi on kihvt vaadata, aga ära tee sellest nagu etaloni või mingit jumalatega mingit pedestali oma elus, et see on nüüd kõige tähtsam ja kui ma nüüd spordist ei räägi ja kaasa ei ela, siis on maailm perses, et siis on minust, see ei ole sina, ära samasta ennast nagu tegevusega. Et see on nagu lastega, ma just tõin sulle selle istus näite sama asja, samastumise efekt. Et kui ma ütlen lapsele, et oma lapsele näiteks, et ma ei tea, Elli, et see asi, mis tegid, see on ikka väga rumal ja väga loll tegu praegu, siis lapsele jääb mulje, et tema on loll. Aga ma ei mõtle seda, et tema on loll. See tegu, mis sa tegid kallikene, on väga rumal. Et ei saa öelda, ära ütle niimoodi lapsele, aga meil on asjad, mis on head, asjad, mis on halvad, asjad, mida tehakse ja asjad, mida ei tehta. Normaalsuse mõistes. Käitumine, see on kokku lepitud reeglid, eks ole, aga ikkagi, ma ei taha kellegi haiget teha ega mingit, ma ei tea, tassi põrandale parketile valada ja jätta see vesi sinna kummi minema. Nagu on asja, mida me ei tee lihtsalt sellepärast, et seal on halvad tagajärjed nii-öelda, mis toovad meile mingisuguse muid probleeme juurde. Aga laps peab aru saama sellest, et ma olen seletada ka, et kui ma siin keelan või ütlen sulle midagi, siis see ei ole sina. See tegu ei ole sina. Sina ei ole tegu. Ära pane ennast samasse patta ja nad teevad seda automaatselt. Ja see on kõige raskem koht, et inimesed panevad ennast nende ühiskondlike tegevuste ja normidega samasse nagu tekib see identiteet, et mina olengi FIFA jalgpallifinaal. Ja siis nüüd kogu elu on nagu, ma panen täiega sinna sisse ja siis olen nagu, elan kaasa, nagu okei, aga tule korraks välja vaata, et aga äkki on võimalik mitte seda vaadata ja ikka olla tuhinaga millegi enda vastu kirglik. Oma aeg suunata mujale. Ja ma mängin ka videomängi vahepeal, mulle väga meeldib seda, lapsed saati mängida, mängin siin ja mängin inimesed surmani. Aga ma saan aru ka sellest, et on perioode, kus ma ei saa seda mängida või ma ei taha seda mängida. Ja ma täna ei samastu enam tugevalt sellega, et Kristjani videomängude mängur ei ole. See mul meeldib vahepeal teha seda, aga ma ei ole. See on identiteetele, tema on see. Jah, aga ma ei ole nii kirge, nagu vanasti olin. Uus konsool läheb. See, et sa ükskord kuskil restoranis salatit, see ei tee sust taimetoitlast. Ei tee, jah. Et inimesed kuidagi hästi nagu, ma ei teagi, mis õigus on, hästi tugevalt, kohe nagu nii jäigalt, et mina olen see kogemus või see asi. See on ka alus, miks nii palju lõhestumistena on, et ma arvan, see juurdub tagasi sinna, et meil ei ole seda oma inimeste ringi. Esiteks, teiseks on see, et me ei tunne ennast olulisena, sest me võrdleme ennast kogu aeg mingid inimesed, kes on väga palju saavutanud ja me ei tunne, et me nagu panustame. Kunagi olid nagu hõimud, kus oli 50–150 inimest on see lagi, kus inimene tunneb, et tal on mingi funktsioon, et alati peab midagi tegema, midagi panustab. Tal on mingi roll, Täna on seda, et meil nagu ei ole, me justkui oleme kõik nii ühendatud kogu maailmaga, aga me ei tunne seda lähedust. Ja siis ongi see, et mis iganes on, kas on geto, kas on usun teadust või Andrus Veerpalu või mingi muu fucking bullshit, siis on see, et sa hakkad sellest kinni, teed identiteedid, viskad lipud autoksest välja, vahetad Facebooki profiilipildid ära ja sõimad teesi, nii et tatti pritsib, kui sa ei ole see sama, sest sa ei ole, kas mina versus siis nemad, see vastaspool. Tegelikult on see, et vaata, me enne alguses, kui me täna kokku saime, ütlesin ka, et kus kohast see tuleb, et inimene läheb kellegi teise sotsiaalmeedia kontole, võtab mingi postituse, siis võtab selle aja, et oksendada välja mingi negatiivne kommentaar, mis võiks jätta ütlemata, et kui sa oma peast tunned, siis see on tore, et sa lähed sinna ja teed selle sammu. Ma mõtlengi, et
kui inimesed selle asemel, et minna õiendama, võtaksid selle aja ja mõtleks, mida ma saaksin teha, et minu elu oleks täna parem. Ei no, mis sa oled mingi isekas, sa mõtled ainult enda. Ei, kui sa teed nii, et sinul on parem, kui sa juba tunned, kuule, mul on päris okei olla, siis ma hakkan mõtlema, huvitav, mis ma teiste heaks teha saan, aga nii kaua, kui sul endal halb olla, sa üldiselt kaugemale endast ei mõtle, siis sa käidki see sappi pritsimas. Kahjuks nii on. Ma olen jah sedasama, mis sa hommikul ütlesid, mulle ka mõelnud selle peale ja ma olen ka ise mõnikord, pean tunnistama, ma olen ka ise kirjutanud mõnes kohas võib-olla natukene sapisema kommentaari kellegi sisu alla. Aga siis ma olen arutanud sellest, et okei, aga tegelikult ma kirjutan sellepärast, et minus käis mingi fucking trigger. Olgu see maailmavaate ristumine, olgu see mingi uskumuse ristumine, olgu see mingi kogemuse ristumine. Ja nii kui ma ära kirjutan selle, siis ma tavaliselt saan aru, et ma tegin valesti. Ja ma täna ikkagi püüan teha seda, ma jätan kas positiivse kommentaari, jätan sulle midagi meeldivat sinna, kiidan, tunnustan sind millegi eest, mis on päriselt väärt, ma ise tean, kui raske, mitte raske, vaid kui palju aega ja panust energiat nõuab mingi asja tegemine vastavalt enda standarditele hästi, jutumärkides, siis mul on täpselt samasugune arusaamine tekkinud täna sellest, kuidas ka teisi inimesed näevad vaeva enda sisuga. Ja selles mõttes öelda sitasti sinna või sapi pritsida või öelda sulle, et sa oled, ma ei tea, täis lohhoni ja lähe minema, siis ütle midagi, mis seda inimest kaasa aitab. Nagu, miks sa ei võiks, kui sa saad valida, mida iganes siin maailmas inimesele öelda, aga sa valisid öelda negatiivselt. No miks? Mis su sees tegelikult toimub? See on minu see küsimus. Ja ma arvan, et see on see kõige raskem koht, mis inimestele aru anda, et need ongi, et sa tõid selle patrioodi näite, panen Eesti lipud välja. Mina ei ole üldse see inimene, kes on selle mingi patriotismi poolt. Ma nagu ei saa aru sellest, et ma pean seisma mingi riigi eest ja edasi. See on nagu täiesti eraldi teema. Aga põhimõttena sama koht, et mis su sees toimub, on see küsimus. Peaks küsima enda, miks ma seda teen. Märka jah, et iga kord midagi teen või ütlen, vahet pole, kas see on nagu seotud mingisuguse ühiskonna mingi uskumusega või mingi valdkonna mingi laia teemaga või iseenda eluga. Miks ma midagi üldse teen, kui ma teen? No see on nagu hea küsimus, sest minu meelest see avab selle kaardi, et oota, aga miks ma panen profiilipildile mingi Ukraina lipu toetuse? Miks ma teen seda? Sa võid toetada Ukraina. Sa võid toetada loomulikult, ma ei keela. Saama osa sellest. Jah, et miks sa teed seda? Sest seal on taga mingi põhjus, miks sa seda teed. Sa ei tee seda ju niisama, et ma ei tea, Ivar või mingi Toomas ütles sulle teen. Seal on ju isegi kui see on see põhjus, siis seal on ka taga. Miks ma teen seda, mida Toomas ütles mulle teha? Et miks sa teed seda? Ja see on lihtsalt enese reflektsiooni mõttes nii hea nagu küsimus, lihtsalt mida küsida. See on lihtne küsimus, aga lihtsalt küsi, peatu. Mega lihtne kontseptsioon on ju. Jah, püüa aru saada. Lihtsalt märka, mõtle korraks, kas on minu, kas on päriselt see, mis ma arvan, või siis keegi ütles seda, et see on lahe teha. Peer pressure. See on reaalne teema, see social peer pressure. See on nii hull teema lihtsalt. Ja sellest saab lahti ainult sellisel juhul, kui sa saad aru sellest, tõmba juhe seinast välja just, et mitte maailma elu jää seisma. Ma ei ole, sa tõid sama näite, et pole uudised lugema, ma ei tea, mis ajast, ma pole ka ja elu ei seisa ju, selles mõttes, et elu liigub edasi, isegi elu on palju värvikam. Palju parem on, mul ei ole seda negatsiooni ei lenda sisse nii palju sealt kollasest meediast, mida nad nagu nii meile teevad kogu aeg. Ma ei halvusta jälle meediamajasid, aga lihtsalt see kommunikatsioon saaks olla ka teine. Kahjuks on see, mis inimesi paneb ikka jälle tagasi tulema, on draama ja hirm, kaks emotsiooni. No ikka jah. Et muidu, kui sa räägid, mis midagi hästi läks, siis ei tekita sul seda dopamiini asja, et sa ju tahad teada, mis seal ikkagi juhtus ja kas järgmine päev maailm lõpeb või mitte. Aga miks sa tahad teada saada? Miks sa tahad teada saada, et kes iganes seal need tuntud näod on, kes kellega abielus ja lahud, miks see sind kotib lihtsalt? Ma nagu ei saa aru sellest, et sul on oma elu, ela fucking enda elu lihtsalt. Miks see huvitab sind? See on see küsimus. Ja see ei ole kuidagi halvas kohast, et inimesed tihti tunnevad ennast rünnatuna, et issand jumal, ma ei või siis uudisena vaata. Ma ei süüdista ega ei ütle, et ära vaata. Lihtsalt küsimus on selles, et küsi endalt, et miks see sind niimoodi huvitab, kui sul on enda elu võimalik elada. Et see on see hea pool. Küsimus, jaanipäev on tulemas. Jaanipäev on tulemas, jah. Kui sa hüppad 4. korda üle lõkkepurjus peaga ja püksid juba äärest tulevad, siis küsi, miks ma seda teen? Peale selle, et see on äge või teised plaksutavad, miks ma seda teen. Ma tahtsin tegelikult, ma olen juba üle tunni salvestanud selle järgi. Aeg lendab. Sinuga on nii äge rääkida nendest teemadest. Üks asi lõpetuseks, mis ma mõtlesin? Sa oled väga palju rääkinud, Kris, sa oled mega palju episoode teinud, väga-väga paljud inimesed on sind kuulanud, sa oled ennast mega palju avanud, see on väga lahe, et see on nii aus ja avatud. Kõik on taldriku peale ette antud. Kui sa korraks mõtleksid selle peale, mis on üks asi, mis sinu puhul on oluline, mida sa iseenda kohta tead, mis sind kuidagi iseloomustab, millest maailm veel ei tea?
millest sa veel rääkinud ei ole, mida sa oleksid nõus avama? Issand, See ei pea olema mingisugune veider asi, et sa teed seksuaalset köögiviljadega midagi, aga siuke veider bänger või? Ma ei kujuta Ei, ettegi, no mis midagi. pähe tuleb, võin nagu, ma ei tea, kas see on see, mis ma tegelikult anda tahaks, aga see tuleb praegu pähe, nii ma selle peale lähen. kuskilt tahab tulla. Ma vist olen seda korraga võib-olla mõnes kohas puudutanud, aga väga põgusalt, aga üks suurimaid viimase taipamisi, olles ise isa, nüüd siis 7 aastat, on see koht, et ma siiralt olen mõelnud selle peale, et kui keegi oleks öelnud mulle ette enne isaks saamist, mis mind kõik ees ootab, siis ma vist täna isaks ei saaks. Et see on nagu valus seda mõne mõttes öelda ja ma ei ütle seda kuidagi, ma vihkan oma last või väga armastan oma last ja ma ei muudaks seda elu sees. Ja ma teeks juurde, kui mul see õige hetk tuleb ja ma ilmselt ka teen, et ma ikkagi soovin rohkem lapsi saada, ka ainult üks, aga lihtsalt ma täna näen, et vot selle eest oleks võinud keegi hoiatada. Aamen. Nagu see vastutus, need tunded, emotsioonid, mis sealt kaasa tekivad 18 või 25 eluaastaks sulle kui inimesena. Vot seda oleks võinud keegi küll näidata ette mulle, et vot näeb mees, sind ootab selline asi ees, kas sa oled päriselt valmis selleks. Siis ma täna ütlen, et ma vist ei oleks teinud lapsi. Ma saan aru inimestest, kes lapsi ei taha saada. Ma saan täiesti aru sellest. Kui sa arvad, et see on raske, siis sa ei tea. Mees sa ei tea, mis tegelikult ees ootab. Aga ma ei muudaks seda. See on mu kindlasti sõnum, et ärge saage valesti aru. Ma seda ei muudaks, siis et see on asi, mida ma olen mõelnud viimasel ajal, et see on päris rets olnud tegelikult see kogemus ja kes on lapsevanemad teavad, millest me inimesed nagu räägime, et see ei ole easy ja on kerge, see mõttes ei ole ka raske, aga on väga rasked hetki teinekord. Pean sinuga nõustuma, et minu elu kõige raskemad perioodid on olnud ikkagi need, kus on väikesed lapsed ja lapsed on nagu 2 äärmust. Nad annavad sulle kõige raskemad hetked ja kõige suuremad kannatused mingil eluperioodil. Aga samas seda armastust, seda tänutunnet, mida sa tunned laste koos aega veetes, seda lihtsalt ei saa võrrelda mitte millegi muuga. Naljatades oma abikaasaga rääkisin ka sellest, et jälle mitte midagi kellelegi ette heites. Need, kes ei taha lapsi saada, ei pea saama ja see on täiesti fine elada oma elu nii, et sa ei saa lapsi. Aga kuidagi on selline tunne, et ega sa ennem ei saa öelda, et sa oled enesearengus mingisuguse suure asja läbi teinud. Kui sa ei ole lapsi kasvatad, siis see on nii, see avab kõik sinu triggerid, kõik sinu valupunktid, magamatused, oh my god, aga samas kui üldse midagi elus siin on väärt midagi, siis see on see. Paneb sind emotsionaalselt proovile, kus sul endal rasketel hetkedel, sa pead olema ka teise rasketel hetkedel üle ja olemas. Ja. Nii on.